Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere! On jälle kätte jõudnud esmaspäeva hommik. Mina olen Kinnisvaraminutite stuudios saatejuht Rainer Olgo ja täna me oleme kutsunud väga põneva külalise saatesse. Nimelt ma isegi tutvustan ise teda, sest et olen temaga kokku puutunud ja positiivses võtmes. Meie tänane saatekülaline on Giit Sild, kes on projektibüroo Sport loovjuht ja tohutu kogemuste pagasiga arhitekti tegemist. Nii et Tiit, tere Tiit! Tere Rainer! Et kas sa tahaksid midagi veel lisada enda tutvustuse koha pealt? No võib-olla jah, et olen arhitekt, et nagu kõigil meist on ka minul päris mitmeid selliseid erinevaid nahku, et olen arhitekt, olen isa, olen mees kindlasti, et ja olen ka selline eksperimentaator võib-olla. Võib-olla see eksperimentaatori külg just arhitektina, see on see, mis mind on sinu puhul on põnevaks teinud, et mõned saated tagasi oli meil Raul Oreskin stuudios, kes arendab sellist või võtab osa suuresti sellisest toredast asjast nagu Emma Veneetsia ja tuli Rauliga juttu, et Emma ja Veneetsia taga on nii-öelda sinu kõrvad paistavad või? No mina võib-olla olen siin stardipaugu jah, et tegemist on siis sellise Emajõe ääres oleva 30 garaaži kinnistust või boksist koosneva moodustisega, kus siis jah, et tegelikult ma tunnistan, et kui ma kunagi linna arhitektina töötasin, siis me andsime välja projekteerimistingimusi, siis ma sõitsime mööda linna ringi, erinevad inimesed tahtsid erinevaid juurdeehitusi või uusi hooneid ehitada või mis iganes. Ja siis hakkas silma see, et okei, et siin on need garaažiboksid, need on igal pool nagu mööda linna laiali. Ja Tartu eripära on see, et igal ühel nendest boksidest on eraldi kinnistu all. Ehk et siis sa mõtled, et ja siis nad on erinevas seisus on ju, mõned on hooldatud, inimesed kasutavad, mõned on sellised, et katused on sisse langenud või on nad erinevas, üks on korras, teine on katki on ju, seisus ja siis lihtsalt tekkis mõte, et mis see tulevik on, et mida saab teha sellisel 40 ruutmeetrisel kinnistul üldse. Ja siis tekkis see mõte, et okei, et see võiks sellise väikse maja panna, et saaks sellise väikse korteri tekitada ja neid võiks ju igale kinnistule siis paigaldada. Ma mõtlengi, et sa oled minule tundub, et sa oled tohutu võimaluste nägija selle koha pealt. Et ma saan aru, et sa hakkas juba seal linnaametlikuna tööna see võimaluste nägemine pihta, et tegelikult kui ma täna võtan niisuguse väikese krundi kuskile teen, ma ei tea, 40 ruutmeetrit, ega ma sinna maja ehitada ju ei saa või saan? Eks see sõltub asukohast ja nagu sellest seadusandlusest, kas sul on mingi detailplaneering või projekteerimistingimused, et ega kui sul on 40 ruudune grunt, et omale garaaži ehitada tavaliselt keegi ei keela, aga sealt edasi võivad asjad keerulisemaks muuta. See on võib-olla see seadusandlik pool. Et ma võib-olla räägin nagu paari sõnaga sellest nagu taustast, et tegelikult enne, kui ma selle kõigepealt me nagu nii-öelda naisega ostsime selle grundi 3500 € eest, ma mäletan, oli suur investeering ja siis möödus 4 aastat, kus mitte midagi ei juhtunud. See oli niisugune nagu oovõtt, see potentsiaal, see mõte mul oli olemas, on ju, ja siis kuidagi kuskil kuklas oli see olemas, et tegelikult on niimoodi, et ma lugesin ühte eneseabiraamatut ja siis kuidagi selle nimi oli 5 Second Rule, päris huvitav raamat, kuidas ennast üldse tööle saada nagu erinevate asjadega on ja siis oli see, et okei, ma pean selle ära tegema, sest muidu ma ei saa seda teada. Enne seda ma sain ühe hästi toreda sõbra ja linnaametnikuga kokku, kellega arutasime seda teemat ja siis tegelikult tegin ettepaneku üldplaneeringusse, et selline tegevus on just legaalne, on ju, see üldplaneering võeti vastu ja siis ma käisin kõik linnaametnikud läbi, aga ühe olulise ametniku unustasin ära ja see maksis mulle kurjasti kätte pärast. Aga käisin ametnikud läbi kuni vist linnapeani välja ja siis kõik ametnikud olid sellised, et oi, et vaata kui väga huvitav mõte. Mul oli selline visioon välja joonistatud sellest lahendusest. Oi, kui huvitav mõte, et nagu
võib-olla parem ikkagi, et sa ei teeks, et see on niisugune hall ala, on ju. Ja siis mul oli just see nagu, et kuidagi, et aga ma ei saagi ju teada, et kas see on okei või see ei ole okei. Ja ütleme, see oli nagu läbimõtestatud mul vähemalt sellise oma arust nagu targa otsusena, ehk et siis see maja, mis sinna sellele kinnistule nii-öelda püstitati, oli tegelikult tehasis ehitatud, et paned rihmad ümber ja tõstad paika. Ja samamoodi, et kui see oleks siis kästud maha võtta, on ju, seda ka tehti ühe kirjaga linna poolt, siis paneks rihmad ümber ja tõstaks jälle mujale, on ju, viiks maale suvilaks või mis iganes, et tegelikult on jah, see selline aastaringi toimiv maja, kus siis on praegu ka elanikud sees. Aga see hallis alas, ma saan aru, et hallis alas toimetades võib-olla sünnivadki niisugused toredad ja uued asjad, et on ju ka see, et ei või näiteks ehitada vee äärde liiga lähedale ja siis Lätis üks mees pani rattad külge majale. Et kes see siis on, kes ütleb, et kus see õige piir on? Eks see kuidagi, eks see kujuneb välja nagu ühiskondlikult, et siin on kõik need jõujooned kuidagi saavad paika, et ma tunnen näiteks ühte Elvas asuvat majatehast, kus siis endise omaniku poeg on mulle rääkinud, kuidas nad produtseerisid Inglismaale selliseid väikseid ratastele majakesi, on ju, et seal on nagu sellised nagu majade grupid kuskil äärelinna piirkonnas, kus inimesed elavad reaalselt, on ju, ongi ratastel ja ongi nagu kuna nad on ratastel, neid tegelikult ei liigutata, aga inimesed elavad ja see on omaette kommuun või selline nagu nähtus. Et kas siis nagu selliseks, meil on nagu osadele inimestele hirmsasti meeldivad reeglid, eks ju, ja kui sa oled seal hallis alas natukene reeglitest võib-olla eemal, et siis osadele inimestele see justkui nagu ei meeldi, et millisel hetkel sellest niisugusest kindlast asjast, mis ei ole nagu lubatud, sünnib lubatud asi, et kui mitu ratastega maja tuli Inglismaal maha panna või kas saab kuskile mingi joone tõmmata? Seda ajalugu ei ole uurinud selles osas, aga nagu mida me seal selles mikroveneetsias tegime, oli see, et tegelikult kui see esimene majake sai üles pandud, said need esimesed suured vaidlused ära vaieldud, et nagu jah, et okei, enam-vähem siis las olla, et tegeleme selle juriidikaga kuidagi paralleelselt siit kõrvalt. Siis hakkasid sinna tekkima uued omanikud või uued inimesed, kes tegelikult mõtlesid, et okei, et nagu teal üks idee oli näiteks ühel härral, et teha see kohviröstikoda. Seda kahjuks ei tulnud, ta müüs selle oma kinnistu enne edasi, aga siis jah, tulid Raul ja Kaili, kes on nagu kuidagi seda aktiivsust ka kõvasti üleval hoidnud ja kuidagi seda nagu ütleme, ja see oli nagu teadlik valik, ma tegelikult pakkusin neile, et kuulge, tulge siia, et see on jumala tore koht, et siin saaks midagi ägedat teha, et üldse see mõte läks nagu lendu, et kuidas, et ma ei tea, minu eesmärk ei ole olnud teha sellest nagu mingi rendi kinnisvara küla lihtsalt on ja see on tore, et mul on nagu paar majakest, võib-olla 3, 4, 5, ongi rendikorterid sees, aga mis need ülejäänud funktsioonid on, mis seal võiksid toimetada, et mis need lisaväärtust pakuvad või nagu ja kuidas see kõik sünnib või milline see siis välja näeb kõik, et see on nagu see põnev osa sellest, et see on õudselt pikalt aega võtnud praegu, ma ei ole neid aastaid kokku lugenud, aga nagu praegu seal ringi jalutades järjest põnevamaks läheb. Okei, aga sõuame nüüd Veneetsiast välja, et sellest, inimesed saavad ise minna seda vaatama ja nii edasi, et tegelikult kui nagu üldiselt rääkida arhitektidest ja loomingust, siis tegelikult sellist loomingut on linnas igal sammul näha, mis on siis ka, kus on nagu sinu käsi mängus. Kas ma olen nagu õigesti aru saanud, et see ei ole tihtilugu inimestele võib-olla kohe alguses ei meeldi, et kas natukene on arhitekti töö nagu teha selgitada, et uus on ka ilus. Kui raske see on? Sõltub, et see võib päris keeruline olla näiteks. Kui Eesti Rahva Muuseumid seda lahendust välja valiti, siis oli päris nugadel olid need vaidlused, et kus erinevad osapooled arvasid, et kas nüüd lennuraja pikendusena ehitatav hoone on nagu seal karmimad väited vist olid nagu umbes nagu vägistamine ja sellised väga, väga karme sõnu kasutati,
Eesti nii-öelda iseseisvuse või siis selle identiteedi nagu vägistamine või mingi sellises kontekstis. Aga nagu tegelikult me räägime ju arhitektidena ka sellisest nagu, et kui sul on olemasolev identiteet, et mis see nagu uus identiteet on, kui sa midagi uut lood, et see tavaliselt muutub ja mis see sihuke, et ja hea arhitektuur, ma ütleks, on see, mis suudab sellist nagu sümbioosi tekitada või et Eesti Rahva Muuseumi näide on ju siis Tsuyoshi Tane, üks Jaapani arhitektidest, kes on siis selle kaasautor, üks 3, siis tema ütleb, et või tema tegeleb nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, tuleviku arheoloogiaga, et ta nagu uurib minevikku ja siis ta ehitab uue kihistuse peale ja siis sellest tekib nagu mingisugune uus selline moodustis või asi, mis elab oma elu, on ju, ja nagu ütleme niimoodi, et loodetavasti siis väärtustab seda keskkonda ja kultuuriruumi. Täpselt, annab nagu kultuurile juurde. Ma nüüd täitsa pööran teise seina nagu lihtsa inimese mure on see, et maja, eks ju. Ega siis kõik kodud või niisugused, kuidas ma siis ütlen, iga inimese kodu on ka ju kellegi tehtud, kellegi joonistatud ja siis vahepeal mõni mees, et miks ma ei või seda ise teha, et ma teen ise endale maja, et miks mul on vaja arhitekti joonistama maja. Kas on mingisugune, peale nagu nende põhjuste, et lihtsalt sa ei saa allkirja olla? Eks ikka on neid põhjuseid võib-olla natuke rohkem, et võib-olla nagu arhitekt aitab sul selle maja nagu ikkagi optimaalsemalt nii-öelda ära lahendada, et sa ühesõnaga ei joonista sulle liiga suurt maja või liiga väikest või natuke küsib küsimusi selle protsessi käigus, et mis su reaalsed vajadused on ju. Et ma arvan, et iseenesest see, et kui sul on plaan maja ehitada ja siis sa ise sodid ja joonistad ja mõtled läbi ja ruudulisele paberile joonistad nüüd mõõtkavast tubasid välja, siis see on nagu väga super, et tegelikult on arhitektuur ka ühislooming, et siin on ju vähemalt 3 osapoolt, kui mitte rohkem, et on tegelikult see omanik on arhitekt ja on ka siis vähemalt kohalik omavalitsus, ma ei tea, võib-olla ma midagi unustasin ära, on midagi veel siin, mingi kultuuriruum võib-olla või sellised kultuurilised normatiivid või et milliseid maju me teeme või millised majad nagu millist signaali annavad, on ju, et ma toon näite näiteks, et taasiseseisvunud Eestis on selline nagu teatud mõttes nagu trademark on selline nagu, et kui sa oled nagu juba teatud järjel, teatud nii-öelda tasemel oma eluga või heal järjel on, et siis kui sa teed endale ikkagi siukse ägeda funkmaja on ja soovitavalt siis Emil Urberi poolt tellitud näiteks on ju, siis see on ikkagi statement on ju. Et maja on, et ütleme nagu lihtsam inimese, kõigepealt inimene, et saaks endale 1-toalise, siis saaks 2-toalise, saaks endale maja ja nüüd sealt edasi hakkab tulema statement. Jah, tulevad mingid teised kihistused. Aga tuleb ka keegi niimoodi, et kuule, mina tahaks nüüd näidata, et mina olen elus hakkama saanud hästi, et tee mulle selline maja, et kõik näevad, et mina olen selle linna kõige vingem inimene. Et seda nagu otseselt meil ei ole selliseid kliente on ju isiklikult väga palju, aga seda võib küll öelda, et kui on selline nagu juba nagu elu näinud kinnisvaraarendaja, siis seal ei ole ainult see, et ma tahan raha teenida. See, kõik need aspektid, mida arhitekt lauale toob, et sul on nagu mõttes, esiteks see võib-olla arendajal on endal juba siis, sa tead, see oli ise hea näide sellest tegelikult, et sul on endal see kogemuste pagas olemas, on ju, sa tead, kus on ilmakaared, kus on tee, ligipääsud, asjad on ju, et sul on endal juba mingisugused ettekujutused on ja siis arhitekt võib-olla analüüsib läbi mõne koha pealt võib-olla ütleb sulle, et oota, kas sa seda oled mõelnud, on ju, mingisugune uus idee või värk. Aga ühesõnaga arhitekti mis arhitekt lauale toob, on ikkagi nagu selline nagu, ma arvan, üks hästi oluline aspekt on see ruumi analüüs ja teine aspekt on ka selline võib-olla kunstiline väljund siis lõpuks on, et nagu ma ei arva, et iga maja peaks nagu statement olema, aga iga maja võiks nagu ikkagi olla esteetiline ja kuidagi linnaruumi rikastada või siis olla nii kole, et see on iseenesest põnev. Et neid lähenemisi küll pole tegelikult erinevaid. Mina tean paari maja, mis on nagu kuhu on näha, et sinna on ikka kamaluga pandud raha ja siis
Vaat ma nüüd ei saagi aru, et noh, mina mõtlen, tavalise eestlasena, et kodu võiks võib-olla natuke privaatses kohas, samas ka ligipääsud peavad olemas olema. Aga siis mõned on oma eriti uhked majad ehitanud sellesse kohta, kus ikka nagu kõik näevad. See tänavamüra, see neid ei häiri. Et kas siis võib arvata, et seda ka see tahtsin öelda, et mina tegin maja. Või nii, No tõenäoliselt on päris suur, jah, mõtleme nii. et üsna mitu sellist. Aga nüüd Või maja peal on kõrge aed ümber ehitatud ja aeg-ajalt helikopteriga pääseb siis nagu sisse. jah, et on üks, jah, on mõned kõrgaiaga mehed küll, aga nüüd sa tõid nüüd siia sisse, et tõsi, et olen minagi sinu käest mõne maja juures nagu olnud, et ja rahast rääkides ikkagi nagu tahaks ju teha sellele inimesele, ühest küljest tõesti tahaks, et ta selle ära ostaks, aga tahaks teha selle, mis talle meeldib, aga kus sina tead, mis inimestele meeldib, kas sul on kuidagi mingisugune nägemus sellest või kus sa, mina näiteks tahan teha korterelamut. Mul siin käib ka kliente, võib-olla kes näed, et mul on siin krunt, et tahaks teha korterelamut, aga ei tea, kas hakatakse ostma. Kas sul kuidagi nagu kujuneb või on kujunenud mingi nägemus, et tulebki siuke, mul on siin plats, siia saab teha, ma ei tea, 10 korteriga elamu, aga edasi ei oska ise mõelda, et kas sa oskad selle mõtte siis nagu sinna sisse panna? No ma loodan, et oskan, aga minu jaoks on see protsess tegelikult suhteliselt lihtne, et kui me räägime kortermajast või elumajast, siis ma alati nagu mõtlen seda, et kas ma ise tahaksin siin elada. Et mis see funktsionaalsus selle korteril näiteks on, et okei, mul pere on võib-olla natuke suurem, et see on nagu, aga kui oleks väiksem, et kuidas ma siin hakkama saaksin, et mida ma veel tahaks näha. Et ma tahaks nagu, kuidas ilmakaared on, et kas ma tahaks kuskil mingit suuremat klaaspinda näha või ma tahaks rõdu näha või et ikkagi see on nagu üks aspekt, et sa mõtled nagu seest välja, on ju, hästi niimoodi analüütiliselt, aga lõpuks vaatad ka, et okei, paneme siia natuke suuremaid aknaid rohkem, siis näeb parem välja ja nagu ka nagu nii-öelda on natuke võib-olla see samm selle statement'i suunas, siis ka seda tuleb teha, et ühtegi seda nagu kihistust või mõtteprotsessi osa ei tasu nagu ära kustutada või et kõigil on nagu oluline osa. Aga sa ütled, et nagu sina, minul on ka kinnisvara maaklerina see küsimus, eks ju, et nagu mina, aga mina ei ole ju, ma ei ole, näiteks ütleme, et need kliendid, nad ei ole üldse nagu mina. Nad on nagu teistsugused, kas sa siis nagu mõtled, et näed, siin ei ela mina, et siin elab. Et kas seal pannakse ka, meie näiteks hakkame mingisugust, hakkame 2-toalise korteri nii-öelda kinnisvara arendust tegema, remontimadega, siis me kõigepealt mõtleme välja, et kes see sinna tuleb ja siis me paneme isegi nimedele vahepeal, et siia tuleb Jaan ja Vello või kes iganes sinna tulevad, eks ole, ja siis me teeme nagu nende jaoks ja nende järgi. Vahepeal me õnnestume sellega, vahepeal ei õnnestu sellega. Aga tõsi on see, et nad kõik ei ole nagu meie. Et me peame nagu välja mõtlema, et kes seal siis nagu elavad, kas see käib samamoodi kuidagi või see oli praegu? Ma ei tea, see nagu hästi huvitav teema, et tegelikult ma selle peal tahaks hoopis ise vastu küsimuse küsida, et me ühe tuntud Eesti arhitektiga just arutasime, korterid muutuvad järjest väiksemaks, on ju, et nagu mina tegelikult tahaksin projekteerida selliseid maju, kus on nagu suured elutoad ja siis ütleme, et magamistoad või väiksed olla näiteks. Et kus vähe aega veetakse, aga et sul see ühisolemise või tegemise ruum oleks suur, et miks see niimoodi on, et kogu aeg need elutubade ruumid ja köögiruumid, esiteks nad on kokku läinud, on ju, aga siis kogu aeg muutuvad järjest väiksemaks. Natukene nüüd võib-olla targutan teemal, milles ma ei ole pädev, on ju, aga et kunagi oli üks härra, kelle eesnimi oli vist Nikita ja perekonnanimi oli Hruštšov, jah. Ja siis tekkisid sellised majad nagu Hruštšovkad. Ja neid on Tartus ka näha, nendest osadest tehti Smartovkad, aga siis seal oli planeeritud hästi väike köök. Ja selle loogika minu teada oli see, et Nõukogude maal, kus elas siis Hruštšov, on kõik inimesed ei tee kodus enam süüa, sest nad käivad sööklates, kus Nõukogude maal on hea elada. Ja et see nagu viis selleni ja siis täna võiks siis, me teeks Hruštšovkasid, meil uus idee, et mitte ei ole Hruštšovkad ega Smartovkad, vaid on voltlad. Ehk siis voltijad elavad seal. Neil pole kööki vaja. Et see nagu lähtus nagu sellest planeerimisest sellest, aga lõpuks tegelikult, miks lähevad ruumid väikseks, tegelikult asi taandub rahale tihti luua, eks ju. Vist.
olen suur ei, aga vastus jah, see funktsioon on, et vabandatakse sellega välja, noh, näiteks ka, et noh, mida mina olen hästi palju viljelenud, väikekorteritega tegelenud, et nagu panna inimesed väga väikestesse kohtades elama, ma olen täitsa natuke nagu iseseisvalt uurinud seda, aga eks see taandub natukene nagu rahale. Et kas nüüd on, et kas võiks olla olemas inimene, kes unistab väikesest, et mida väiksem ja funktsionaalsem korter, seda parem. Et kas selline mõtteviis võib olla, ma ei tea. kas see võib olla ka see, et nagu üks asi on see, mida inimesed unistavad, on ju, või noh, millest nad unistavad, teine asi on see, mida nad endale lubada saavad. Et noh, ma olen eramuid projekteerides seda nagu korduvalt läbi elanud, et sa tegelikult projekteerid sellise unistuste maja inimesele, siis ta saab aru, või siis ta saab teada, on ju, mis see maksab, selle ehitamine, ja siis ma projekteerin selle ümber selliseks majaks, mida ta endale lubada saab. See tõmbab nagu igalt poolt niimoodi kokku poole, eks ole, kõiki neid asju. Kui seda niimoodi kirjeldada, siis on päris kurb ju. Et väga kurb või mitte, aga vähemalt nagu kui midagi lubada saab, siis on ka ju hästi. Lihtsalt, kus sa nagu alustad vaatamistest, eks ju, et kas sa hakkad nagu, ma jällegi tahaks tuua nagu sellist õhupalli näidet, eks ole, et see nagu, noh, suur õhupall on unistuste kodu, eks ju. Ja siis tuleb arhitekt ja hakkab sealt niimoodi õhku välja laskma, eks ju. Noh, et läheb järjest väiksemaks unistuste kodu. Vastupidi oleks ju toredam, et inimene, noh, aga et läheb nagu, noh, et nüüd tuli, et alguses tegin 1 WC-ga, näeb, mul on 4 last, et teeks näiteks 2, on ju, et see oleks nagu toredam ja kuidagi niipidi nagu seda läheneda, et see majanduslik nii-öelda piir rikub elu selles mõttes ära lihtsalt. Noh, mis ta nüüd ära rikub? Ma ei tea, ma olen küll oma eluga täitsa rahul. Praegu vähemalt. Aga võib-olla jah, mis see mõte nagu tekkis siit kadus mõte. No, kui mõte, selles mõttes, et see funktsioon nagu, et sa saad nagu ideaalse asja, eks ole, aga nagu sa lepid tihtilugu nagu vähemaga, et see ei peaks nii ideaalses maailmas ju olema, et kõik võiksid elada seal, kus ongi neil väga hea. Aga sa lõpuks nagu lähed nagu nii-öelda tagasi. Jaa, aga ma ütleks ka, et nagu ruum on nagu osa võrrandist, on ju, et see, et kus sa emotsionaalselt oma peas elad näiteks oma elu, see on palju olulisem, et nagu sa võid elada väikses ruumis, olla väga õnnelik, sa võid elada suures ruumis ja olla väga õnnetu, on ju, et need tegelikult noh, need mõjutavad kindlasti üksteist, et kui sa oled heas ruumis, ma toon näite, näiteks Eestis on hästi palju gümnaasiume ehitatud, on ju, need kõik sellised ühisolemise ruumid ja kuidagi hoopis teine selline tase kui näiteks see kool, kus mina õppisin, siis see kindlasti mõjutab nende inimeste nagu sellist olemust, käekäiku, tulevikku, aga see on ikkagi osa võrrandist lihtsalt, et tõesti, jah, mulle on see õudselt huvitav, järjest enam valmistab nagu huvi või põnevust see nagu inimpsühholoogia, et kus me oleme või nagu, et isegi klientidega kokku saades, et nagu, kes see tüüp tegelikult on või et noh, või me oleme nagu mingit projektijuhtimise teenust nagu pakkumas on ja siis, kui see nagu noh, ülemus nii-öelda minu jaoks on ja siis või kellel ma tööd teen, mulle nagu peale hüppab on ju mingi teemaks, ei, mis seal taga on, et kas ta sai oma ülemuselt täna pähe või noh, või et kuidagi need, et see nagu noh, tegelikult päriselt ka nagu see, et kus me elame emotsionaalselt või kuidas me oma elu vedame, et see on nagu mingis mõttes nagu palju põnevam kui arhitektuur või palju laiem, ütleme, kui arhitektuur. Arhitektuur on osa võrrandist ja oluline osa. No jah, no selles mõttes see keskkond, kus elavadki inimesed, eks ole, sa lood ju, ega sa ei loo kellelegi või looda. Kas peale inimeste on keegi veel tellija? Ei ole ju. No, et inimestel võivad olla ka koduloomad näiteks, et sa ikkagi arvestad nagu selle tervikuga või teed oma ettepanekuid siis vastavalt sellele. Aga noh, ma ütleks võib-olla seda, et just kui läheb selliseks nagu pakkimiseks on ju, või nagu väikse ruumile funktsionaalsuse andmiseks, siis on nagu arhitektist, ma arvan, küll päris palju kasu. Et ta suudab võib-olla ka väiksemale ruumile need funktsioonid ära paiguldada paremini kui päris ise nii-öelda, kui sul ei ole seda kogemust, on ju, et nagu noh,
mina arvan, kui suur see mõistlik WC siis või saunaruum olema peab, on ju. Ja noh, sealt võib-olla ka teine mõte, et natuke on vist ka niimoodi, et mida nagu noh, vanem arhitekt on või kogenum arhitekt, et see on nagu see teenus võib olla natuke parem, et sa selle noorelt arhitektilt võid nagu saada noh, väga, ma toon näite, et ma ise disainisin endale ühe korteri, mis on jube äge, nagu ma siiamaani mõtlen, ja panin hästi palju sellist nagu oma effort'it ja nagu just kunstniku hinge sinna sisse. Aga noh, mingites aspektides, kui lapsed tulid, siis ma sain aru, et see on täiesti ebafunktsionaalne nagu. Ja siis noh, et sa tegelikult ka arhitektina elades oma elu, noh, ma ei tea, toon teise näite, et linnavalitsuses töötades just oli see, kus ma esimest korda puutusin kokku notariga. Sain mingisuguse kogemuse sellest, ja siis see oli õudselt hea tunne, kui inimesed tulid nagu sulle vastuvõtule ja siis oli mingi teema. Okei, ma saan aru, see on see notari teema, et jaa, et muidugi sa ostad korterit või teed seda või teist, et noh, ma saan oma kogemust jagada, on ju. Või ütelda, et minul oli nii või minul oli naa, et see tegelikult nagu ühes mõttes nagu teatud mõttes ühendab sind selle inimesega või võimaldab selle sarnase või ühisnimetaja tekitab alla nii-öelda, et võib-olla jah, see arhitekti kogemus on ka selles mõttes oluline. ja sa saad võib-olla öelda, et näed, seal kunagi oli ka, ma ei teagi, kas inimesed tahavad, pigem ikkagi enamik tahavad olla nagu teised inimesed. On nii või? Noh, selles mõttes, Ma ei tea, ma ise ei taha. sina ei taha, aga et sa mõtled, et noh, tuleb, et ega, et tee mulle siuke maja, mida mitte kellegi, pigem on ikka, et kuidas see, noh, see kogemus on ikka see, et kuidas see teine tegi. No eks me jah, inimestelt, kui tuleb maja disaini, me küsime ka, et kas sul on mingeid eeskujusid või mingid nagu näiteid või milline arhitektuur sulle meeldib, et selle eesmärk on ka saada aru võib-olla sellest, et kas see on üldse minu klient, et ega me ei pea kõikidele inimestele maja projekteerima, aga mõistlik oleks see võimalikult algusest teada saada, et kas see on minu klient või see ei ole minu klient, sest muidu on niimoodi, et me raiskame suure hulga raha on ju, ja aega ja tegelikult noh, tulemus ei ole selline, mis kellelegi sobib. Seda on ka juhtunud mõned korrad nagu karjääri jooksul. Sa nagu räägid tegelikult kliendist mööda, et sa mõtled oma arhitekti ego pealt teeb nagu ägeda asja, aga tegelikult klient ootab hoopis või noh, tema nagu vaade on hoopis teine, on ju. Kas see arhitektil on see arhitekti ego ja noh, arhitektuur on kunst, eks ju. Et võib-olla seda, ma ei tea, kas me vist alguses korra seda puudutasime, seda teemat. Et arhitektuur on kunst, et see on nagu maailm või nagu justkui. Aga noh, mõned majad on hästi igavad, tavalised, koledad justkui, et neil on ainult üks nagu funktsioon, eks ju, et nad peavad täitma oma rolli ära. Et kas siis endast lugupidav arhitekt ei taha sellist ainult funktsiooni hoonet üldse ehitada, võib nii olla, või teha. Kas nii võib olla? Et tee mulle hästi tavaline maja. Saab siit siukse tööülesandena panda. No ikka saab, jah. Millest asja saab teha. See ei ole jah, nagu ütleme, meie jaoks võib-olla selline ideaalne klient. Aga selles mõttes ka nagu, jah, me oleme tavalisi maju ka projekteerinud oma büroos kindlasti. Et mis ei ole nagu statement, mis on nagu selles mõttes, et või sul on nagu, toon näite üks maapiirkonnas 60-ruudune suvila, on ju. Tegelikult on inimeste mure see, et tal on vaja soojustada, ta tahab kuhugi maja juurde terrassi ehitada, on ju, ta tahab köögi teise kohta paiguldada. Et see on tegelikult töö, mis on minu meelest nagu mille peale ei vaadata, et äge arhitekt tegi, on ju, aga kus sa tegelikult annad selle inimesele väga palju lisaväärtust oma tegevusega, sest nagu ta saab funktsionaalselt paremini toimiva asja, on ju, tal on kuskil, ma ei tea, teed mõned aknad suuremaks seal elutoa piirkonnas, on ju, tunneb ennast, et on nagu loodusega rohkem üks, on ju, terrass on õige koha pealt, päike käib niimoodi, et õhtupäike paistab terrassile näiteks, on ju, et sellised nagu mingil hetkel ma sain aru, on ju, et see ei tulnud kohe pärast kunstiakadeemia lõpetamist, on ju, aga mingil hetkel, et iga kord, kui tuleb see eramu klient mulle, on ju, et ma käin ju läbi needsamad, ma ei tea, 9 asja umbes, on ju, oma peas nagu mõtestan lahti ja siis vahel nagu läheb see kliendi vaatenurgaga kokku, vahel ei lähe, on ju, aga see siuke nagu basic analüüs, on ju, et see on nagu veits siuke, et tahaks kunsti teha versus siis see, et on mingi tavaline protseduur, mis sa läbi käid, et tegelikult on mõlemad olulised.
ja see balanss on oluline. Et ja noh, ma ei tea, ma arvan, et iga maja ei pea olema kunstiteos, on ju, aga iga maja võiks nagu vähemalt nagu esteetiline olla, on ju, või nagu ilus. jah, Läksin libedale jääle selle sõnaga võib-olla praegu, aga no ei no eks me tulemegi arhitekti juurde küsima, et nagu seda, mis on ilus, eks ju. Või ise ei tea. Meie, mäletan, hakkasime tegema eramajasid kunagi klientidele, siis see arhitektuuriline protsess käis. Ma arvan, et järsku väga paljudel käib samamoodi, et sõitsime elurajoone ringi, vaatasime, et see on äge. Ja siis hakkasime uurima, kes selle maja tegi. Kas see on niisugune tavaline? Tuleb, et kuule, ma tahan et seda maja, et me kuulsime, et sina tegid. seda juhtub, jah. Päris tihti on. Okei. Aga see, Aga mul oleks tegelikult arendajatele poolele sääskord üks küsimus, et arhitektina ma mõtlen natuke, et noh, maja siin, ütleme, see väike kortermaja siin piirkonnas on ju, me pakume välja oma nii-öelda parima lahenduse, mis me suudame nagu, siis lõpuks vaatad seda maja, et noh, et nojah, et natuke moodsam või vähem moodsam või mis iganes on ju, et nagu noh, et nagu sihuke nagu noh, igav nagu, et aknad on ikka kandilised on ju, et kuidas see nagu arendajate, et noh, tegelikult mul on ju mingisugused noh, hästi standardiseeritud elemendid tihti on ju, millest maja koosneb, mingid seinad on tegelikult kellegi poolt juba ma ei tea, 200 korda võib-olla kasutan seinakonstruktsiooni, aknad on, kõik on kandilised on ju, katusaknad on mingisugused tooted üldse kuskilt Veluxist või ma ei tea, Rotost või kus iganes. Et kuidas sina nagu näed, et mulle tundub, et noh, mingis mõttes nagu võib seda ka arendada, et see on mingi siuke koht, kus sa nagu kõhkled või aeg-ajalt mõtled, et mis see väärtus siis on see, mis ma arhitektina annan juurde, et kuidas sina näed seda, et mis lisaväärtus annab arhitekt ruumile? noh, mulle meeldis see, kui sa mõtled arendaja vaates, mitte nagu nii-öelda erakliendi vaates. Arendaja vaates. Täna, noh, see kogemus on, noh, mis see nagu, kui ma võtan nüüd need esimesed majad, mis kunagi ammu, et kus me tegime need profiilid, kes on ostja ja nii edasi, siis me hakkasime vaatama tegelikult üldse niimoodi, et palju tal raha on. Noh, ikka see raha. Mida ta tahab, et me võtsime, et näed, et meil oli niisugune profiil, et see on siis Jaan, eks ole, kes elab oma perega Tartus Anne linnas, 3-toalises korteris, laen hakkab makstud saama ja naine hakkab last saama juurde ja praegu on neil 1 laps ja siis tuleb neid 2, on ju. Ja siis me vaatasime, et palju Jaan oma korteris saab, et arvestades tal laen makstud, et tal sissemakse oleks ja et palju tal on kapitali ja siis me mõtlesime, mis selle eest nagu saab. Me teadsime, et tal ikkagi tahab igale lapsele tuba ja endale tahab vagamistuba ja siis me vaatasime, et koridori juba ei jaksa nagu selle raha eest sinna panna ja et nagu ühelt poolt sõitis nagu raha sisse, teiselt poolt nagu funktsioon, et kust leida õige funktsioon, näiteks lastetuba. Noh, kus on selle arhitekti nii-öelda vajadus on ju see, et keegi peab ju, jube äge, kui sa suudaks 8 ruudu peale normaalse lapse toa panna, nii et laps on õnnelik seal, aga jube keeruline. No kuidagi 10 peale venitab ära, mõnel inimesel 12 ruutmeetri peale. Et kuidas need nagu nii-öelda minimaalse eelarve tingimuses saada maksimaalne tulemus, seal on arhitekti vajadusi olemas. Hästi loogiline. Et arhitekt on siis see, kes pakib ruumi ära? No kes sätib, et paneb selle inimese sinna sisse elama nii-öelda, et sellel inimesel oleks hea olla. Samas kunagi leiutati narivoodi, eks ju. Ja kui sa paned lapsed nagu narivoodis, sa nad kaheb, et sa pead, see sama, mis sa ütlesid, et inimest, tuleb ikka vaadata inimest seal sees. See on see loogika, aga tegelikult ma arvan, et väga paljud kinnisvaraarendajad vaatavad, kuidas teised tegid. Ja sellest on. Aga see, et kui räägite majast ja välimusest niimoodi, et siis see on nagu selline pigem, et sa mõtled nagu mingites analoogides või mõtled, et vaatame, mis see arhitekt ägedat suudab mul välja pakkuda. Äge on risk ju. Äge on risk ju, kui sa võtad liiga äge on risk, liiga vähe äge on halb. Et seal tuleb leida see, vaata see ilu on ju, või mis see esteetiline, eks ju. Et nüüd näiteks sina ütled arhitektina, et see on ilus ja esteetiline, kui ma seda usun ja näen ise ka seda, siis nii ta kuidagi nagu kujuneb ju. Et see on natuke selline nagu niši küsimus, et sa julge seda niši liiga teravaks ajada igaks juhuks on. Hirm on ju, sest äkki siis neid potentsiaalseid ostjaid on. Äkki neid on vähem.
äkki neid on vähem, äkki sa pead nagu leidma, et siukse tasakaalu, et inimesed, valdav enamik inimesi tahab seda, ei taha nagu võib-olla liialt. See on nagu autod ostmisega ju. Et kui sa lähed vaatab mingist eramurejooni, et sealt kuskilt hakkas sarnaseid marke nagu neid, kes nagu teistmoodi on, neid on vähem. Neid, kes on ühtemoodi, neid on rohkem. Rohkemale on ju lihtsam teha. Aga mul tuli üks huvitav näide selle sama teema kohta tegelikult, et mu hea sõber Raif Leoka, arhitekt, nemad oma bürooga, siis Salto arhitektuuribürooga on selle Riia elukvartali projekteerinud, mis on siis endine taksopargi ala. Et siis esimene maja, mis nad projekteerisid sinna, siis on selline, et seal on selline terrassidega maja, on ju ühest poolt Karlova poole alanevad terrassid. Ja siis esimese asjana müüdi ära need korterid, millel on need terrassid ja terrassidele pääsud. Ja siis teistel korteritel seal ei ole terrasse. Aga mis siis on järgmine parim asi terrassi kõrval, on võimalik rõdu, on ju. Ja siis järgmistele majadele projekteeriti rõdud. Need on siis kuni 8 korruseline siuke hoonefront ja kui vaatad, siis ühel majal ei ole rõdusid, teistel majadel on rõdud. Ja et ikkagi nagu see saadi aru on ju arendaja poolt, et see on mingi asi, mis müüb ja nagu see on midagi, mis loob nagu inimese jaoks, kes seal elab lisaväärtus. Ja see küsimus on, kui tihti ta seal 8. korrusel, seal oli suhteliselt tuulises kohas on ju selle rõdul, kus sul ei ole ühtegi kimmist seina nagu viibib, on ju, aga see on ikkagi nagu selline, sellist ei ole lihtsalt statement, et see on ikkagi nagu mingi emotsioon on ju, mis selle rõduga juurde antakse. Rõdu on hästi emotsionaalne asi meil viimas, ma arvan, et on ju, Tallinnas on kas mis kvart mitte Rotermann, vaid merele avatud, mis iganes sadam. See oli mulle praegu tuli ette, et seal on nagu tohutud niisugused rõdupinnad, kus on kogu aeg puhub tuul. Aga jällegi need on palju pigem nagu inimesed siis sellisel puhul tahavad, ma arvan, seda teadmist. On ise rõdu sümboliseerib, et seal on rõdul, et see on nagu mingi vabadus. Vabadus, jaa. Et sa oled vaba, sul on võimalus minna hingama õhku välja. Sul on võimalus minna terrassile, et kui sa pragmaatiliselt või nii-öelda vaatad hästi niimoodi nagu rahalises mõttes, kui hästi mõistlikult, eks ju, siis isegi võtta eramaja terrass näiteks. Kindlasti on inimesi, kes hästi palju kasutavad. Ma arvan, need on tohutult kindlasti. Aga pigem nagu nii-öelda kulu või ajakulu terrassi õlitamisele iga 2 aasta tagant võib olla võrdne kasutamisega väga paljudel juhtudel. See tundub ju nagu totakas, kui sa niimoodi lahti räägid. Aga sa oled see inimene, kellel on ja sul on see võimalus ja sul on see mõte, et me istume ja oleme ja teeme. Need mõtted on need, mida sa nagu lahendad, ma arvan. Tegelikult läheb kõik teisiti ja maja ehituse protsessis pere lahuneb, sest see on nagu nii pingeline periood lihtsalt, et meil on ka karjääri jooksul juhtunud seda, et nagu inimesed lähevad lahku selle keerulise protsessi taustal nii-öelda. Et kahjuks vahel juhtub. Jah, mõned võib-olla muutuvad tugevamaks suhteliselt, et see on nagu erinev. Et ütleme nii, et see ideaalne maja, mis maksab võib-olla natukene rohkem, võib viia lahku, jah. Ma olen näinud ka seda enda karjääri jooksul, et viib, et mis sa teed, siis nii ta peab minema. Vot, aga oleme nagu teinud väikese sissejuhatuse siis arhitekti ellu. Et nüüd peaks selle teema kokku võtma. Et tavaliselt me oleme siin saates toonud nii-öelda välja 3 asja, mis me õppisime. Põhiliselt, mis siis meie, need tavaliselt 2 saatejuhtu, mis meie nagu õppisime. Ja siis mina nüüd proovin sinu abiga nüüd välja mõelda 3 asja. Et mulle meeldis see sõna, mis mulle praegu meelde, kas oli ühistegevus või kuidas sa ütlesid, see arhitektuur on, et see osapooli palju, see oli ühislooming. Jah, ühislooming, et see on minu arust nii tore sõna, et kui seda niimoodi sisustada, et see ongi, et kui sa ise joonistad isegi, et siis sul, seal on mitu poolt, eks ole, tegelikult võib-olla isegi ka vahel naabrid on ju. Et kes võivad siis öelda see midagi vastu, aga see sõna ühislooming on väga ilus sõna. See mulle meeldis. Alati ei ole see sisustatud ainult iluga, paraku. On seal väga palju pingeid ja asju võib ka selles protsessis olla, aga eks on põnev. Aga kas kuskil on kirjas, et looming on kuidagi niisugune kaunis? Pingevaba ei ole. Ei ole, et vahel tuleb väga hea. Siis teine asi, võib-olla millest me palju ei rääkinud, aga mina tahan kangesti ära öelda, on see, et arhitektuur on kunst. Mulle endale nagu meeldib väga sellele ei pühendunud, aga ta on kunstiliik ja me näeme
see on selline kunst, mida me kõik näeme, mida on hästi palju eksponeeritud. Ja mis veel? Ma olen nõus sellega, selles mõttes, et kunstniga kaasneb ka selline kuidas ma mõtlen, selline sünnitusvalu, et ma nagu tunnen seda, et nüüd ma olen jälle selles kohas, kus et ma ei tea, ma ei ole rahul selle asjaga, et tean, et ma pean veel panustama. Päev saab juba läbi, ja siis mõtled kuidagi, kogemus õpetab ja näitab seda muidugi, et need ideed ja asjad tulevad, et kui sa annad selle ma ei tea, universumile õhku selle, et kuule, et mul on abi vaja või ma ei oska või ma ei tea, kuidas see hea lahendus oleks, et siis see mõte tuleb kuskilt, et järgmisel päeval, ülejärgmisel päeval on ta olemas jälle. No sa toimetad ka Tartus, et see on heade mõtete linn, et siit universumil tõmbab neid mõtteid. Ja siis minule kolmas asi, mis mulle hästi sümpaatse mulje või kuidagi me mõtestasime läbi siin, oli see, et arhitektuuri tehakse sellele inimesele või kuidas sa ütlesid kuidagi jällegi paremini. Aga oli see mõte, eks ju. Et sa lood seda inimesele. No aga aitäh sulle. Oli väga meeldiv. Aitäh. Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.